Elu on pidev võitlus korra loomise nimel kaootilises maailmas. Inimesed on pidevas sõjas võimsa jõuga, mida me nimetame emake looduseks. Mõis, mida me täna uurima hakkame, on oma lahingu kaotanud. Pärast seda, kui selle hooldaja kaotas huvi ja lahkus igavikku. Kunagi elas siin jõukas Prantsuse perekond, armastav abielupaar 3 lapsega. See paik on olnud perekonna käes üle 200 ja on pärandatud isalt pojale. Perekonna juured olid sügavalt seotud kohaliku omavalitsuse poliitikaga. Nende mõju oli tunda kogu piirkonnas ning linnas liigub palju jutte, et perekond oli seotud korruptsiooni ja altkäemaksuga. Lood on vaid lood, kuni need on tõestatud. Täna viime teid nende mahajäetud mõisa sisse ja püüame välja selgitada sündmused, mis viisid selle mahajätmiseni. Kas oled valmis põnevaks seikluseks? Ema loodus on karm naine. Ta ei säästa kedagi. Me seisame täna siin ühe täiesti võssa kasvanud Prantsuse maakodu, tuntud ka kui Prantsuse mõisa tagahoovis. See ongi see sõna, mida nad kasutasid kirjeldamaks suuri Prantsuse kohti. Aastakümnete jooksul, mil see on hüljatud olnud, on viinapuud ja võsa siin tagahoovis igale poole kasvanud. Ja nagu näha, on maja nüüd täiesti võssa kasvanud. Tervitan teid kõiki tagasi järjekordse Brose of Decay episoodi juurde. Mina olen Leslie ja olen selle episoodi üle tõeliselt elevil, sest see saab olema väga eriline osa. See mis meil siin ees on, kuulus kunagi Dubois perekonnale. Siin elas mees ja naine koos 3 lapsega. Suurejooneline koht ja neil inimestel oli raha ning võimu. Olgu, ma lähen nüüd läbi selle taga ja näitan teile kõike, mis siia kaunisse paika maha on jäänud. On kurb näha, et sellised kohad on jäetud sellisesse seisukorda. See puudutab mind iga kord, isegi pärast kõiki neid aastaid avastamist. Nad leiavad ikka veel selliseid kohti ja kedagi ei huvita need enam. Aga tegelikult on päris mõnus läbi selle tagahoovi jalutada. See on väga loomulik ja sa tunned, et loodus tuleb siia tagasi. Võtab üle selle, mille inimene ehitas ja mille inimene temalt ära võttis. Selle koha korsten on tegelikult väga suur. Mulle meeldib ka see, kuidas nad selle mõisa ehitasid. Nagu näete, on kivid siin seinal paljastatud ja viinapuud kasvavad nende vahel. Läheme selle koha ette ja vaatame, kuidas see välja näeb. Ma pean minema mööda seda võsastunud rada, mis on kaetud kõigi nende hokastega. Kui oled uurija, pead sellega leppima. Iga kord, kui uurid, saad hokastelt nõelata. See jäi mu kaamera külvi kinni. Vau! Nüüd oleme mõisa ees. Nagu näete, siin on tohutu kasvuhoone, mis ulatub kogu mõisa pikkuses. Ja see on kujundatud väga erilisel viisil. Väga prantsusepärane pean ütlema. Ja jälle ma saan välja tuua kõik korstnad, mis selle koha ümber on. Ma näen 4. 1, 2, 3,
üks seal taga ja viimane seal üleval. Imeline on seda kohta näha. Tõesti imeline. See pidi olema suurim kasvuhoone, mida ma olen oma kanalil filminud. Puud kasvavad juba tagasi ja võtavad selle koha üle. Vau. Ma arvan, et seal sees oli kunagi kuju. See on ilmselt välja kukkunud. Ja see on esijuks, kust majja sisse minnakse. Nüüd on see täielikult üle võetud. Proovime nüüd sealt läbi minna. Ja otse majja sisse. Kasvuhuonesse. Vaata seda, taimed kasvavad lausa sisse. Ja kui sa siia sisse astud, tervitab sind kohe see imeline lühtrikandja. Ei, küünlajalg, vabandust. Laterna siin koridori keskel. Vau. Ja samuti need toonitud klaasaknad, need meeldivad mulle väga. Annab sellele hoonele palju iseloomu. Vaatame kasvuhoonet. Nii et Dubois perekond istus siin ilmselt sageli ja nautis loodust läbi klaasi. Siin olid isegi mõned aknad, mida nad said avada ja sulgeda. Oh, hei Martain. Martain uurib täna koos minuga. Aukut katuses. Vau. Vaata seda kasvuhoone külge. Tundub, et maa peal pole enam inimesi, nagu oleksime viimased. Ja loodus võtab aeglaselt tagasi selle, mis talle kuulub. Fuerato. Need kõik on vist lukus. Tundub, et need on väga kinni. Okei, ma nägin ühte ust, mis on seal vasakul lahti. Ja las ma kontrollin veel selle viimase ka üle. Ja muidu läheme sinna majja sisse. Okei, kõik. Ma olen tõesti elevil, et saan selle ukse siin enda ees avada ja paljastada aastakümnete pikkuse ajaloo, mis selle tava peitub. Okei, teeme seda koos. Avame selle iluduse. Siin on ilus ukse käepide, tegelikult üsna madalal. Ja see viib selle koha koridori. Vau. Läheme sisse ja vaatame, mis on maha jäänud. Ja esimene asi, mida me siin paremal märkame, on nagipuu, kuhu endised omanikud Dubois perekond riputasid oma mantlid. Näete, see oli mehe mantel ja see oli selle naise mantel, kes siin elas. Tema vihmajope on siiani siin nagipuu küljes, mis viib meid otse selle koha koridori. Tere tulemast sellesse imelisse mõisasse. Esimene asi, mida ma märkan, on see väike korv, mis on mingil kummalisel põhjusel tapeeti täis. See näeb välja nagu mingisugune piknikukorv. Ja selle taga on meil ka see puidust lehvik. See lehvik, nagu te seda nimetaksite. Esimene asi, mida me samuti näeme, on küünal. Poolenisti põlev küünal ilusa mustriga, mis seisab siin. Milline imeline ja rahulik koridor meil siin on. Ja selle äravoolu all on meil see kaunis pink, mis on täielikult nikerdatud aastal 1619, nagu siin kirjas on. 1619. See on 400 aastat tagasi. See pink on tõenäoliselt valmistatud ja seisab siiani siin selles mahajäetud mõisas. Vau. Mis meil siin sees on? Lihtsalt mõned üldised esemed, mis maha jäetud. Mõned riided. Midagi eriti huvitavat pole. Olgu, lähme nüüd siia koridori. Ja ma arvan, et meie ees on uks, kust inimesed varem sisse tulid. See on see osa tagahoovist, kuhu ma ei saanud sisse minna, sest see oli täiesti võssa kasvanud. Aga siinpool näeme tegelikult esiust. Tõenäoliselt tulid inimesed siit majja sisse. Nüüd on aastate jooksul, mil keegi pole siin käinud, ämbliku võrkudega kaetud. Las ma pööran ringi ja näitan sulle seda koridori. Milline ilu, mis mulle esimesena silma jääb, on see, et selle koridori keskel, otse trepi peal, on lambipost.
see oleks olnud valgustatud, mis tegi selle koridori üles kõndimise väga eriliseks. Vau! Ja tapeet sobib treppidele nii hästi kokku. Siin trepiastmetel seisid kõik need potid ja kolvid. Ja siin all on meil see vihmavarjude hoidja, jälle väga ainulaadne ese. Täielikult terasest valmistatud, sees on see latern. See näeb välja nagu mingi rongi või kaevanduse latern. Ilmselt paneksid sinna küünla põlema või kasutaksid õli. Tapeet koorub aeglaselt maha, nagu väljas võtab loodus ka seespool selle koha tagasi. Ja siis on meil siin see veepaak koos nende 2 kraaniga. Ma ei tea selle otstarvet, aga see on väga kena ese. Siin kirstu keskel on meil maaning majast väljaspoolt. Ilmselt see oligi ja sa näed selgelt seda ust siin. See ongi see uks, mida me siin enda ees näeme. Ja see näeb ka siitpoolt väga korralik välja. Kahjuks ma ei saanud sinna minna, ma ei ulatunud sinna. Kahjuks. Mošee, Aafrika mošee ripub siin seinal. Need inimesed olid ilmselt väga rikkad ja nad reisisid tõenäoliselt ka tol ajal mööda maailma ringi. See pidi olema imeline. Reisida mööda maailma nendel aegadel. Nii rahulik, nii vaikne ja nii puutumatu. Siin seinal, nende nagide peal, ripub jalutuskepp ja ka hirvesarv. Vau, see oli juba väga huvitav koridor ja nüüd läheme sellest uksest teise tuppa. Uks on väga kinni ja see viib meid maja magamistuppa. See on väga kummaline, kui magamistuba asub kohe koridori kõrval. Ma pole seda tegelikult paljudes kohtades Prantsusmaal näinud. Enamasti tehakse seda sellepärast, et inimesed, kes siin elavad, saavad liiga vanaks ega suuda enam trepist üles teisele korrusele minna. Sellepärast paigutati nende magamistuba siia alla. Aga tundub, et see magamistuba on täiesti selle ruumi jaoks kujundatud ja tõenäoliselt on see alati siin olnud. Ja see on väga kummaline asi. Miks nad nii tegid? Siin üleval on naise portree, Monique, nii on allkirjas kirjas. Vau, ta oli väga kena daam. Ja mis mulle kohe silma jäi, kui ma siia tuppa tulin, oli see ilus tualettlaud. Tõeliselt ainulaadne ese, otse kui filmist välja astunud. Siin oli kunagi trepp. Siia ette peaks kuuluma tool, aga ma ei leia seda kusagilt. Kuid maja perenaine istus siin hommikuti, tegi end ilusaks, pani lõhnaõli, pesi nägu selle pesukausi ja kannuga, valas vett välja, pesi nägu selle pesulapiga. See on väga primitiivne, aga ainulaadne lahendus. Mis mulle selle juures kõige rohkem meeldib, on see, et siin peal on marmorist plaat. Meil on ka väike märkmik, millen on isegi kirjas notes inglise keeles, mitte prantsuse keeles. Ja need on mõned märkmed inimestelt, kes siin varem elasid. Naine Alexander Puchen, vau. See on tõeliselt ilus ese. Ma vaatasin seda sinist pudelit siin ja märkasin kohe. Las ma toon selle natuke lähemale, kui sa näed õigesti. Seal on kirjas Sparkling Water inglise keeles. Pudeldatud New York Cellar Water Corporationi poolt Detroitis, Michiganis. See maksis $2 ja on 25 untsi suurune. Vau, seal oli isegi veel natuke survet sees, ma ei teadnudki. Ma ei tea, kas sa kuulsid seda, aga gaseeritud vesi sinises pudelis. Mulle väga meeldib. Tõesti meeldib.
siin on mõned tööriistad, mõned viilid, ilmselt küünte jaoks. Wow. Ja siis on meil selle kohal see bambusest peegel. Ja isegi mõned parfüümipuderid on siia külgedele jäetud, otse tualettlaua kõrvale. Siin on ka väike raamatukogu, mis kuulus inimesele, kes siin varem elas. Ma tegelikult ei tea nende eesnimesid, mis on kahju, aga loodan selle koha avastamise käigus rohkem teada saada. Veel üks väike hoiukast, ma arvan. Ai, see on ka üks neist veepaakidest. Siin on näete väikest kraani. See oli see veeanum, kuhu sai vett sisse panna ja isegi kaminapuid on siia alles jäetud. Vanasti oli igas toas selline kamin, sest keskkütet polnud. Nagu me ka väljast nägime, on selle maja katusel mitu korstnat. Seega on majas ka mitu kaminat. Olgu. Siin kamina kohal on meil veel üks imeline maal. Kui inimesed tol ajal pilti tegid, oli see väga eriline sündmus. Sa panid end pidulikult riidesse, panid selle oma päevakavasse ja olid elevil, sest pildistamine juhtus väga harva. See oli tõeline haruldus. Mõnel inimesel tol ajal ongi võib-olla ainult 1 või 2 fotot kogu oma elust alles jäänud. See on väga prantslasliku välimusega mees. Tino Rossi, siin on nii kirjas. Suurepärane. Kas saame veel kord seda imelist magamistuba vaadata, enne kui edasi läheme? Ilus garderoob, millel on kõikjal need vasekujundused. Mulle lihtsalt meeldib see. Avame selle, vaatame, kas see avaneb, sest seal on lukk peal. Tundub, et see on väga kinni. Proovin. Ei, ma ei saa seda lahti. Ja ma ei hakka seda jõuga avama, sest see pole minu moodi. Rist. Siin oli kunagi väike religioosne embleem, aga see on nüüd kadunud. Seda enam pole. Tapeet on ka väga ilus. Ja siin on meil see magamistuba, aga tundub, et see on ühe inimese voodi, ainult ühele inimesele. Ainult ühele inimesele, ikka veel tehtud pärast kõiki neid aastaid, mil see koht on olnud maha jäetud. Voodi täiendab riidekappi, sellel olevad mustrid on sarnased. Ja mulle meeldivad alati need väikesed pingid, mis nad voodit ette panevad. Inimesed said siin hommikul istuda, hõlpsasti riided ja sokid jalga panna ning siis majast välja minna ja oma päevaga edasi minna. Isegi klaver, millel muusikat mängida, on sellesse tuppa jäänud. Ma pean sellele lähemalt vaatama. LH. See on valmistatud Pariisis. Kas see mängib veel? Vaevalt, vaevu mängib. See on kaua seisnud. Tundub, et meil on siin peal ka mõned entsüklopeediad. Need on ajaloolised Prantsuse entsüklopeediad. Siin näed lossi sisemust. Ajaloolisi esemeid selgitatakse ja kujutatakse selles raamatus. Siin näeme neid Aafrika maske, mida me majas ka nägime. Sealhulgas seda, mis oli koridoris. Ajaloolised entsüklopeediad. RBQ maalis selle. See on seal allkiri. Ja meil on selles toas veel üks riidekapp. See tundub olevat lukus. See tundub olevat väga lukus. Ei saa seda enam avada. Nii et me just vaatasime kogu magamistuba ja nüüd on aeg minna sellest uksest läbi. Aga kõigepealt vaata üles. See on umbes sama pilt või maal, nagu me nägime toa teisel poolel. Ja ma usun, et need inimesed olid selle koha vanavanemad.
sest see on väga tavaline asi, mida prantslased teevad. Nad panevad oma vanavanemate pildi austuse märgiks kuhugi majja ja enamasti magamistuppa. Avame selle iluduse ja vaatame, mis selle taga on. Väga kitsas uks, mis viib otse elutuppa. Väga erilisse tuppa selles majas, nagu näete. Wow. Lase mul kõigepealt anda sulle sellest kohast üldine ülevaade. Siin veetsid inimesed õhtuti või öösiti aega, nautides end pärast pikka tööpäeva. Mulle tõesti meeldib selle ruumi stiil, juba ainuüksi selle vaatamine on mulle nauding. Tapeet, lähme kõigepealt selle tapeedi juurde ja ma arvan, et see ei ole tapeet, vaid mingi vaip. Ei, see on siiski tapeet, aga see näeb välja nagu mingi vaip. See on lihtsalt hoolikalt kujundatud ja siia paigutatud, andes sellele ruumile tõelise iseloomu. Olgu, selles toas on veel üks voodi. Väga pisike lastevoodi. Vau, miks see siin on? Tõenäoliselt magas selles toas laps. Siin oli 3 inimest, ema, isa ja 3 last. Aga lapsed ilmselt enam siin ei maganud, võib-olla käis siin aeg-ajalt mõni lapselaps. Meil on siin seinal need käsitsi joonistatud maalid Prantsuse kolonialismist. Siin näeme seinal rippumas triumfikaar ja Pariisi. Vau! Ja siis on meil siin otse ees see kummut. Jällegi väga imeline ese, täielikult detailideni nikerdatud. Vaata seda siin. Mõlemal pool on lõvipead, mis annavad sellele esemele iseloomu. Proovime selle lahti teha. Nii, valmis. Vaata. Vaata, kuidas see end kehtestab. Imeliine, see lihtsalt tuleb mööbist välja. See tõmbub tagasi, kui ma selle tagasi panen. Ja avan selle niimoodi. Vau, selle asjaga peame olema väga ettevaatlikud, sest see on ilmselt väga vana. Siin pole midagi. Siin on veel vaid mõned asjad alles. Need mängukaardid. See näeb välja nagu pardel. Ja, see ongi pardel. Mehe padel. Habemenuga, nagu te seda nimetaksite. Siin üleval on meil mõned esemed. Väike kuju. Vau. Mõned tuulid. Ma arvan, et see tuul kuulus varem otse selle kapi ette. Nii, nagu see. Nagu näete. Minu arvates on see kena koostus. Natuke nahkpolstrit selle ümber. Vau. Ja kohe sekretäri kõrval on meil siin see polsterdatud tool. Vaata seda siin. Seal on kujutatud mõningaid Aasia inimesi. Imeline polsterdus selle ümber. Ja siis mõned puunikerdused üleval. Aga kahjuks on puudusööjad juba selle eseme üle võtnud. Siin nurgas seisab meil see kapp. Vau, see on tegelikult väga kena kapp. Aga nad kasutasid seda selleks, et blokeerida selle taga olev uks. See on hullumeelneks. Ja kogu selle ruumi seintel on maalid, pildid ja joonistused, mis kujutavad Prantsuse ajastut 16. ja 17. sajanditest. Siin näete mõningaid laevu, mõned piraadilaevad. Seal üleval on kujutatud Pariisi. Siin näeme seda daami. Allkirja juures on kirjas aastaarv 1831. Oleksin väga tahtnud nendel aegadel elada ja kogeda, milline elu siis oli. Imeline klaviir, mis siia maha jäeti ja mis siiani mängib.
Ja siis liigume selle ruumi põhialale. Istumisala, mille keskel on suur peegel. Vau. Otse meie ees on siin väike kirjutuslaud, ütleksin, millel on mõned raamatud. Jällegi, siin on mõned entsüklopeediad. Seal sees on toredad joonistused. Las ma keeran selle lihtsalt ümber ja näitan teile nende raamatute sisemust. Ja see on kindlasti veel üks entsüklopeedia, mis siia on jäetud. Minu ausa arvamuse kohaselt on see toanurk kõige muljetavaldavam, koos peegli ja seal asuva kaminaga. Vaatame seda lähemalt, sest jah, see on tõesti erakordne. See kuuluks lossi. See väärib säilitamist, mitte mahajäetuna sellises kohas olemist. Vau, neil on siin peegli mõlemal poolel naise ees- ja tagakülge kujutavad kujud, mis on tehtud kipsist, tõesti ilusad. Ja siis on meil siin see samuti kipsist ese, mis on täielikult kaetud kuldse värvikihiga. Kujutatud on 2 inimest, tõenäoliselt tantsupeol. Sel all on kirjas En Blé de Paris. Pariisis toimub tantsupidu. Õlilamp on kohe siin kõrval. See on väike rattage, millega saab tuld süüdata ja kustutada ning selle tugevust reguleerida. Vau. Isegi õlilambi jalgadel on näod. Imeline. Kõik vaadake siia. Kaminas on isegi veel mõned puuhalud alles. Kas see pole mitte hullumeelne? Ja need vappide kujutised seal on samuti väga ainulaadsed. Ämblikuvõrgud vallutavad praegu seda kaminat. Mida ma siin kaminast otse ees märkasin, on minu arvates üks ilusamaid palvetoolisid, mida ma kunagi näinud olen. Las ma näitan teile, kuidas sellist tooli kasutati. Ma panen kaamera siia paika, nii et te näete palvetooli. Ja sa istuksid niimoodi, jalad või põlved vastu tooli ning siia asetaksid oma käed. Sa võid lihtsalt niimoodi palvetada. Lihtsalt tee kõik oma palved ära. Ja nii see käibki. Miks on nii madalaks tehtud, ongi täpselt selleks, et saaksid küünarnukid toetada, siis saad käed kokku panna ja palvetada. Imelised mööbliesemed. Väga iidne. Kuigi ma ei ole usklik, austan ma tõesti seda, kuidas vanasti sellised asju tehti. Vau. Paneme selle ilusti tagasi, otse kamina ette ja ka see polster, mis seal peal on. Siin allosas on meil see rist, see kollane rist ja siis see kaunis värviline polster üle kogu mööbli, puutöö ning üleval on veel üks polster, kus on mõned tähed sees. Võluv, lihtsalt võluv. Siin paremal ja vasakul on veel mööblid, seal on see diivan, see väike istumissohva, kus endised omanikud võisid öösel puhata. Vau, jälle ilus polsterdus kõikjal. Valitseb ise. Ma armastan meid värve, mida me selles majas näeme. Tapeedil, pinkidel, palvetamistoolil, mida just nägime. Igal mööbliesemel siin on rõõmsameelne kujundus. Vau, siin näeme mõningaid loomi, tegelikult isegi müütilisi loomi, sest sellel loomal on tiivad ja ta uitab ringi müütilises maastikus. Ilus polsterdus kõikjal. Ja mulle meeldib ka see siin, näete daami vihmavarjuga, kes jalutab lossi või Aasia paleeaedades. Siin taga kusagil võib näha Jaapanit, Hiinat, Koread. Vau. Draakon selle mehe vasakul pool. Imelised mööbliesemed minu arvates. Ma pole teile veel maja ümbrust näidanud. Las ma teen seda kohe. Avame. Nii avaksite ukse või akna nende riividega. See siin on tõesti kinni jäänud, seda ei ava. Võtame teise ja ma näitan teile selle koha ümbrust. Jah, see avaneb. Siin oli tagaaed, kus ma just sees olin, vaadake seda.
Inimesed vaatasid aeda ja põlde maja taga, aga nüüd pole see enam võimalik, sest loodus on kõik täielikult üle kasvanud. Mulle meeldib siin väljas olla, kuulata linde ja vaadata, kuidas lehed tuulest lendlevad. Kas see pole mitte imeline? Ja siis on meil selles toas veel viimane asi. Nimelt see suur raamatukogu. See suur raamaturiiul siin lõpus. Raamaturiiuli ülaosas on kujutatud seda gloobust, mis on täielikult välja nikerdatud. Siin on isegi väike köidetud raamat raamaturiiulisse nikerdatud, nii et see riiul on spetsiaalselt tehtud nende raamatute hoidmiseks. Nagu näete, olid need inimesed tohutult rikkad. Sellise mööbli soetamine tol ajal pidi maksma terve varanduse. Avame selle iluduse nüüd. Ja nad kõik ütlevad. Ümber maailma, Tour de Monde. Nad räägivad ilmselt kultuurireisidest, Prantsusmaa reisidest, kõik Prantsusmaa reisid ja kolonialism on siin lahti seletatud, lihtsalt hämmastav. Kui mul oleks rohkem aega, istuksin selles ruumis ja loeksin siin raamaturiiulis olevaid raamatuid ja ma usun, et enamik teist teeks sama, mis mina. Teeme seda koos, kõik. Oleks nii imeline avastada selliseid kohti koos oma fännidega ja kõigi nendega, kes neid videoid vaatavad, aga ma saan teid endaga kaasa võtta. Ma võtan teid praegu endaga kaasa, aga ainult virtuaalselt. Nii et jah, see on nagu peaaegu sama. Läheme nüüd edasi ja vaatame ülejäänud maja ka ära. Ma olen praegu tagasi koridoris ja märkasin just siin selle kirstu peal, et siin vedeleb tohutu võti ja vaadake selle suurust. See on sama suur kui mu peopesa, võib-olla isegi suurem. Ja ma mõtlesin, mille jaoks seda võtit kasutati. Ma ei näe sellel kirstul ega kusagil siin auku, nii et võib-olla on see pärit mõnest lossist või millestki taolisest, aga ma ei ole kindel. Okei, pärast nende 2 toa ülevaatamist on nüüd aeg siia minna ja minna läbi selle ukse, selle kummalise maja teise ossa. Vau, esimene asi, mida me sellesse tuppa sisenedes märkame, on see tohutu kullatud raamiga peegel otse meie ees. Milline suurepärane ese. See oli ilmselt kunagi kusagil mujal majas, aga hiljem pandi see siia tuppa. Fascineeriv disain. See kroon seal peal näeb siin välja nagu karp, nagu merekarp. Ja siin seisis ka see tohutu sammas, ilmselt selleks, et sinna panna püst või midagi taolist. Praegu olen ma söögitoas, kus pere tõenäoliselt koos õhtust sõi. Ma kujutan endiselt ette, kuidas nad siin naua ümber istusid ja aega nautisid. See pidi omal ajal imeline vaatepilt olema. Meie kohal on siin see kaunis messingist lühter, mis valgustas seda tuba omal ajal. Ja seintel ripuvad endiselt kõik need taldrikud väga huvitavate kujundustega. Siin on mingi mõistatus. Sa pead lahti mõtestama kõik need erinevad esemed ja artefaktid, mis seal peal on, et neist ilmselt mingi lause kokku panna. Ma näen seal metsiga, ma näen lambaid, ma näen paati. Hullumeelne. Las ma näitan sulle midagi, mulle väga meeldib see. Vaata, need on tegelikult kõik sisseehitatud kapid, mis on Prantsusmaal väga tüüpilised. Tõenäoliselt kõik need taldrikud, jah, kõik taldrikud on siin sees hoiul ja need olid erilised taldrikud erilisteks puhkudeks. Seal on isegi väike embleem taga peal, Niels, seal on kirjas Long Yo. Mis siin sees on? Siin on kõik klaasid. Rõõm näo. Lähme paneme selle kinni, sa saad veel isegi lukustada. Meil on siin kõrval see lamp,
aga sellega on midagi väga kummalist. Seal sees on mingi rohekas vedelik. Vaata seda lambiposti seest. Ilmselt on sinna pandud vett või midagi muud, et see paigal püsiks, et see oleks stabiilne. See on nüüd väga raske. Noh, mina ei segaks kunagi elektrit ja vett niimoodi kokku, aga nemad tegid seda. Imeline maal. Meil on siin ka sisse ehitatud kapp üleval, mis on täiesti tühi, aga ma vaatasin ka seda raamatut siin, Grand Livre. Siin on kirjas suur raamat, see on inglise keelde tõlgitud. Jah, see oli nende majapidamise raamatupidamisraamat. Vaata seda, kõik majakulud on siin peidus. Siin on kirjas munade eest 600 franki. See on natuke palju, ma arvan, et see ei olnud päris täpne, aga munad, leib, kõik asjad on siia üles kirjutatud ja nad pidasid oma raamatupidamist selles raamatus. Meil on siin isegi mõned mängud, mida selles toas mängiti alles jäänud. Pusle tükkidega mäng, väga tore. Selle kõrval on polsterdatud tool ja siis on meil suur söögilaud, kus inimesed õhtuti koos õhtust sõid. Üks härg. Naine veab härga. See on embleem aastast 1925. Ja siis siin söögitoa kõrval on meil see suur kamin. Mulle meeldib selle juures see, et selle kohal olid väikesed kobeläänid. Vaata seda, see kujutab Prantsuse aeda, mis kingitusi annab tolle ajastu kuningatele ja kuningannadele. Vau! Mõned taimed aiast, mõned okkad aiast tegelikult. Või on see luuderohi, vaata, ma ei ole kindel, mis taimega on tegu, vabandust. Vau, imeline. Kamin allpool, nagu näha, on tööriistad ikka veel alles, et toidutükke keerata ja isegi lõõts on seal all olemas. Vaata seda, kas ma saan selle avada, seal on isegi veel natuke puid sees. Vau, seal on ikka veel puid. Okei, ja kohe selle kõrval on meil see tohutu pink ja see on sama, mis koridoris, natuke suurem kui koridori oma. Jälle ilusad nikerdused, näod igal pool, tõenäoliselt samuti 1800-ndatest, ikka veel selles toas alles. Mulle väga meeldib see. Ja seal üleval olid need viikingisarved seina peal rippumas ja see siin on tehtud kalaks, nagu näed. Isegi kalakujundid on seal sees. Need on tõesti kolmemõõtmelised. Meil on tõeline reljeef. Siin on sigarikarp, kus on veel mõned sigarid sees. Vaata seda, kas see oli sigar. Ma arvan, et see suur rull siin oli sigar või on siiani sigar. Sa saad selle lahti voltida. Jah, seal sees on sigar, aga see laguneb. Ma panen selle ilusti tagasi sinna. Paneme ka selle tagasi karpi. Meil on isegi alligaatoriga üks ja siis see nägu, selle näoga seal sees. Väga armas, kõik on väga armsad. Siin on mõned pildid. Ma ütlesin sulle, et seal oli 3 pereliiget või 3 last. Ja nagu näha, on siin 2 tüdrukut ja 1 poiss. See on vana pilt, aga see on tehtud maja ees. Seda näeb kujunduse järgi. Väga armas. Siin on seinal lapse pilt. Ja ma arvan, et me jõuame praegu köögialale. Jumal, siin on veel 1 perepilt. Ma nägin midagi. Ma arvan, et need on lapsed, kui nad on vanemad. Sa näed ema, tütart, poega ja teist tütart. Ning nad on samad, kes sellel pildil. Väga huvitav. Need on asjad, mida ma tahan näha, kui ma uurin maha jäetud kohti. Kas see pole mitte lihtsalt imeline? Ja siis me liigume kööki. Väga tavaline köök sellise maja või mõisa kohta, nagu see siin. Kas neil oleks olnud teenijad? Kas see on võimalik? Ma ei tea, väga pisike kraanikauss, rätikud on endiselt seal rippumas ja isegi pesemata nõud on veel kuivatusrestil. Kahvlid, noad ja rusikad,
mida nad selles majas kasutasid. Katel. Ja kõik tooted, mida nad majas kasutasid, on samuti endiselt siin. Vau! See köök on täiesti pöörane rahvas. See ei sobi majaga üldse kokku, vaata seda keedupada. Nii primitiivne. Kõik teekandmud on ikka veel seal üleval. Avame selle külmkapi, kogu toit on ikka veel sees. Ei ole võimalik. Oh jumal. Ma panen selle nüüd kinni, kõik. See on kohutav. Üks nõuanne maha jäetud kohtade uurimisel. Ära kunagi ava külmkappi. See oli hullumeelne. Okei, ma pean sellest toast välja minema, sest lõhn on kohutav. Aga ma märkasin siin seinal midagi väga imelist. Siin on fotode kogu inimestest, kes kunagi selles kohas elasid. Kõik on siia seinale jäetud ja nagu näha, see ongi see söögituba, kus me just olime. Mingi inimesed istuvad laua ümber täpselt nii, nagu me ette kujutasin, kuidas see kunagi vanasti oli. Majapidamise lapsed, vanaema, nende pulmapilt. Vau. Siin nad on New Yorgis, taustal One World Trade Center. Väga huvitav. Ja me näeme peeglit, mis ripub kusagil üleval. See on see peegel, mis oli söögitoas. Ma ütlesin sulle, et arvasin, et see kuulus kuskile mujale majas. Väga huvitav. Ma arvan, et me joome siin garaaži ja nii on. Sest siin on jalgratas, Leslie, aiatoolid ja kõik muu on siin sees. Ja isegi siin garaažis oli neil kamin, et seda ruumi mõnusalt soojendada ja maja peremees töötas ilmselt siin. Jumal. See näeb välja nagu öökull. Jah, on küll, see on täiesti kuivanud öökull, mille nad ilmselt leidsid kusagilt maja aedade ümbrusest. Milline koht? Olgu. Abiruum. See näib olevat olnud majapidamise abiruum, kus kõike parandati ja jah, võib-olla töötasid siin ka maja teenijad. Väga huvitav valvuri varustus, kõik tööriistad ja muu on lihtsalt siia jäetud, nagu neid ei huvitaks enam. Isegi käekott, keegi. Ja see on majapidamise grill. Wow. Illus tuba. Ma näen siin treppi üles. Ma olen väga uudishimulik teada saama, kuhu see meid viib. See on jälle väga tavaline osa majast. Mulle meeldivad sellised valguslülitid, mis meil siin seinal on. Kuhu see meid viib? Olgu, väga väike tuba. Võib-olla oli see kunagi teenija tuba, kui need veel pere heaks töötasid. Paljastatud tamad, viimistlemata seinad. Kindlasti ei olnud see maja jaoks oluline tuba. Avan kamin. Vau. Okei. Majas on veel üks viimane koht, kuhu peame minema ja see on... Ma arvan, et see on üleval korrusel, aga usun, et see on pööning. Lähme siis sinna. Lähme mööda seda ilusat treppi üles, selle koha viimasele korrusele. Või tegelikult ainukesele ülemisele korrusele. Sa näed, et tapeet on aastate jooksul, mis see koht on olnud maha jäetud, lahti koornud. Jumal küll. Ja ma näen siin ka ülakorruse koridori nurgas seifi, millel on kombinatsioonlukk, tähtedega kombinatsioonlukk. Väga huvitav. See isegi avaneb veel. Seal sees on ilmselt varandusi. See on valmistatud Pariisis. Ilus.
see imeline tapeet lihtsalt koorub laest maha. Ja see viib meid pööningule kõik koos. Maja viimane veerand, mida me uurima hakkame. Teeme selle ära, hakkame pihta. Esimene asi, mida ma näen, on see termostaat siin seinal. Robin Serge Pharmacia. Seal on kirjas, et see on kaunilt valmistatud. Väga vana. Ja nüüd läheme alt üles pööningule. Ja esimene asi, mida ma näen, nägi esialgu välja nagu püstol. Aga ei, see on harpuun. See on varu kalapüügi harpuun. Vau. Vaata seda. Harpuun on isegi veel sees. Hürmeane. Ja tundub, et nad hoidsid siin pööningul palju mööblit. Mulle meeldib ka see, kuidas see on kujundatud, paljastatud puidu ja taladega, mida me näeme. Vaata seda. Siia on hoiule pandud palju mööblit, mis varem majas oli. Siin meie paremal on see beebivoodi. Imeline beebi käepide, millel on mustrid peal. Vasakul on koerakuju ja isegi laste kasutatud bassein on siiani siin alles. See on basseini kast. Lamp, mis varem oli majas, aga nüüd on see siia üles hoiule pandud. Inimesed koguvad elu jooksul nii palju asju ja arvavad, et nad vajavad neid igavesti ning hoiavad neid siin oma pööningul. Kõik antiikesemed, mis kunagi olid majas, on nüüd siin üles hoiule pandud. See pööning jätkub ja jätkub. Mulle meeldivad need reisikohvrid, mis meil siin on. Väga ilus. Ja isegi mõned laste mänguasjad. Seal all näed ühte parti. Ma võtan selle. See on mängupart. Kui armas see. Laste rulluisud on siin üleval. Ja see nägi varem välja nagu diivan, nagu diivani küljed, polsterdatud diivan. Vau. Siin on aken lahti. Me saame mõisa piiluda väljaspoolt, ma keeran seda. Jah, nüüd näete seda. Ilus mõis. Ma näen siin veel üht ust, mis on selle riiviga kinni hoitud. See uks avaneb lihtsalt tühjusesse. Sa ei taha kogemata sellest uksest välja astuda. Lihtsalt ei taha. Aga see oli mõeldud raskete ja suurte asjade pööningule tõstmiseks. Ma olen nüüd teid kogu majas ringi viinud, näidanud teile seda kaunist kohta ja kõiki artefakte, mis siia on jäänud. Ma tahan teid kõiki tänada selle nädala video vaatamise eest. See oli imeline avastusretk siin Prantsusmaa maal. Kui teile selle nädala video meeldis, siis palun kommenteerige allpool, mida te sellest arvasite. Tellige kanal, kui olete siin uus ja pange videole like, see teeks mulle suurt rõõmu. Kirjelduses on ka link, saate mind toetada. Patreon on viis, kuidas ma neid videoid rahastan ja te saate mind sellega aidata. Tõenäoliselt isegi lihtsalt 1 tassi kohvi hinnaga. Sellest piisab mulle. Ja ma tahan teid tänada ning kohtun teiega kõigiga järgmisel nädalal uuel eepilisel avastusretkel. Suur tänu teile. Head aega. Armastan teid kõiki.